Kujuta ette universumit. Lõputud tähte ja planeetide merd, mis on täis saladusi. Umbes 100 aastat tagasi jäi küsimus, milline näeb välja Marss või Veenus inimkonnale mõistatuseks. Kas tol ajal polnud veel satelliite ega kaasaegseid teleskoope? Tookord juhinduti vaid oletustest ja kujutlusvõimest. Kuid tänu teadusele ja tehnoloogiale suudame nüüd piiluda meie päikesesüsteemi planeetide saladustesse. Me ei näe mitte ainult nende pindu, vaid saame teada ka nende koostise, temperatuuri ja erinevaid kummalisi nähtusi. Näiteks on olemas teooriaid teemantvihmadest Neptuunil ja ulatuslikest vedelavesiniku piirkondadest Jupiteril. Need ideed põhinevad vaatlustel ja füüsikamudelitel, mida teadlased kasutavad gaashiiglaste äärmuslike tingimuste selgitamiseks. Kuidas teadlased siis ikkagi teada saavad, millised elemendid on planeetidel, kuhu me otseselt ei pääse? Enne kui alustame, palun laiki ja telli kanal. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Aitäh ja nüüd alustame. Üks tähtsamaid meetodeid on spektroskoopia. Igal elemendil, alates vesinikust kuni rauani, on valgusspektris oma ainulaadne sõrmejälg. Kui seda nähakse planeedi või tähe valguses, saab nende koostist kindlaks teha. Meie päikesesüsteemi südames on päike. Selle tuum, mille raadius on üle 150 000 kilomeetri, ulatub üle 15 miljoni Celsiuse kraadi. Siin toimub termotuuma fusioon. Protsess, mis muudab vesiniku heeliumiks ja tekitab energiat, mis annab soojust ja valgust kogu päikesesüsteemile. Tuumast ümbritseb kiirguskiht, kus energia kandub aeglaselt edasi kiirguse kaudu. Selle kohal on konvektsioonikiht, kus kuum plasma tõuseb üles ja langeb alla nagu keev laava. Päikese nähtavat pinda nimetatakse fotosfääriks, mille paksus on umbes 200 kilomeetrit. Selle kohal asuvad kromosfäär, üleminekupiirkond ja koroona. Kromosfääri paksus ulatub üle 2000 kilomeetri. Siin liiguvad gaasid ja moodustuvad suured filamendid, mida hoiab päikese magnetväli. Mõnikord pääsevad need filamendid päikese pinnalt välja ja ulatuvad sadade tuhandete kilomeetrite kaugusele kosmosesse. Sellele järgneb üleminekupiirkond, õhuke kiht, kus temperatuur tõuseb kiiresti. Kõige välimisem kiht on koroona. Väga kuum halo, mis ulatub üle 1 miljoni Celsiuse kraadi. Tänu äärmuslikule kuumusele kaotavad vesinik ja heelium oma elektronid. Seetõttu on selliste elementide nagu raud ja kaltsium kiirgust tugevam ja domineerivam. Hiljuti sai NASA Parker Solar Probe missioonist ajalooline sündmus. See oli esimene kosmoselaev, mis sisenes päikese välimisse atmosfääri. See andis uut teavet päikesetuulte ja äärmuslike tingimuste kohta meie tähe ümbruses. Nüüd liigume edasi päikesele kõige lähema planeedi Merkuuri juurde. Selle õhukese kooriku all asub suur vedela raua ja nikli tuum, mis moodustab peaaegu 85% planeedi raadiusest. Siiski on selle magnetväli väga nõrk. See on vaid umbes 1% selle planeedi magnetvälja tugevusest. Tuumast ümbritseb vahevöö, mis koosneb silikaatkivimist, samal ajal kui selle kooriku paksus on umbes 26 kilomeetrit. Merkuuri pind on samuti kaetud suurte kraatrite ja iidsete asteroidide ning komeetide kokkupõrgete jälgedega. Kuna sellel puudub peaaegu täielikult paks atmosfäär, on selle pinnal endiselt näha kraatreid, mis tekkisid miljardite aastate eest. Veel üks Merkuuri eriline omadus on selle kiirus. See on päikesesüsteemi kõige kiirem planeet. See liigub ümber päikese kiirusega 47 kilomeetrit sekundis. Tänu oma suurele kiirusele teeb Merkuur ühe täistiiru ümber päikese vaid 88 maapäevaga. Kuigi Merkuur on päikesele kõige lähemal asuv planeet, ei ole see kõige kuumem planeet, sest tal puudub paks atmosfäär, mis suudaks soojust hoida. Seetõttu on selle pinnal temperatuuride muutused väga suured. Otseselt päikese poole pööratud poolel on äärmine kuumus, samas kui pimedas osas on väga külm. Järgmisena on Veenus, planeet, mida katab paks pilvekiht. Radaritehnoloogia ja Magellan kosmoselaeva abil suutsid teadlased koostada üksikasjaliku kaardi peaaegu 98% selle pinnast. Praeguste mudelite kohaselt on Veenusel 3 peamist kihti. Kõige sees on rauast tuum, mis moodustab peaaegu veerandi planeedi massist. Kuna sellel puudub tugev magnetväli, arvatakse, et selle tuum on tahke. Selle ümber asub vahevöö, mis koosneb silikaatkivimistest. Ja pealiskihiks on koorik, mille paksus on ligikaudu 50 kilomeetrit. Nüüd liigume edasi maale.
meie koduplaneedile. Maa keskmes asub tahke sisetuum ja vedel välistuum, mis mõlemad on rikkad raua ja nikli poolest. Välistuuma liikumine tekitab meie planeedi magnetvälja. Seda ümbritseb vahevöö, mille paksus on peaaegu 2900 kilomeetrit ja mis moodustab suure osa maamahust. Vahevöö äärmuslik kuumus paneb liikuma tektoonilised plaadid ja põhjustab vulkaanipurskeid. Kõige peal on maakoor, mille paksus on 5–70 kilomeetrit, olenevalt sellest, kas asub ookeani või mandri all. Nüüd lendame edasi Marsile, punasele planeedile. InSight-sondi abil kogusid teadlased andmeid enam kui 700 marsivärina kohta, et uurida planeedi sisemist struktuuri. Avastati, et Marsil on samuti koorik, vahevöö ja tuum. Selle tuum on vedel ning sisaldab lisaks rauale ja niklile ka väävlit, hapnikku, süsinikku ja vesinikku. Selle ümber on vahevöö ja paks litosfäär, mis ulatub 700–800 kilomeetrini, olles paksem kui maa litosfäär. Marsi kooriku paksus on 24–72 kilomeetrit ja see võib sisaldada suures koguses radioaktiivseid elemente. Kui oleme kivisest planeedist rääkinud, liigume nüüd edasi päikesesüsteemi suurima planeedi Jupiteri juurde. Jupiter on tohutult suur. Selle mahutavus on nii suur, et sinna mahuks umbes 1300 maa suurust planeeti. Vaatamata oma suurusele on Jupiteri keskmine tihedus madal, sest see koosneb peamiselt vesinikust ja heeliumist. Galileo sondi vaatluste kohaselt koosneb Jupiteri ülemine atmosfäär 75% vesinikust ja 24% heeliumist. Arvatakse, et Jupiteril on tahke metallist ja silikaadist tuum, mida ümbritseb kuuma vee, metaani ja ammoniaagi kest, mis asub väga suure rõhu all. Sellele järgneb metallilise vesiniku kiht. Väga suure rõhu ja kuumuse tõttu liiguvad vesiniku elektronid vabalt, mis tõttu käitub see nagu metall. Ülalpool on paks pilvekiht, mis koosneb veejääst, ammooniumhüdrosulfiidist ja ammoniaagikristallidest. Erinevalt maast puudub Jupiteril tahkepind. Mida sügavamale selle gaasidesse minna, seda enam muutuvad need vedelaks. Seda põhjustab tohutu rõhk. Seetõttu kirjeldatakse Jupiterit sageli kui planeeti, millel on päikesesüsteemi suurim vedela vesiniku ookean. Järgneb Saturn, mis sarnaneb Jupiteriga, kuid mille tihedus on väiksem. Selle keskmes on tahke tuum, mis koosneb silikaatidest, metallidest ja jääst. Siin ulatub temperatuur vähemalt 24 000 kraadini Celsiuse järgi. Hämmastav on ka see, et Saturn kiirgab välja rohkem energiat, kui ta päikeselt saab. Saturnil on kõigist planeetidest kõige väiksem tihedus. Teoorias, kui oleks piisavalt suur ookean, võiks see seal ujuda. Saturn on kõige tuntum oma rõngaste poolest. Kuigi nende läbimõõt on väga suur, on need rõngad ise väga õhukesed, nii koosnevad jääst ja väikestest kiviosakestest. Järgmisena tuleb Uraan. Nagu Saturn ja Jupiter on ka sellel tahke tuum, mis koosneb silikaatkkividest. Seda ümbritseb jää ja gaasi kest. On mõned teadlased, kes usuvad, et Uraanil ei pruugi olla täielikult tahket tuuma. Selle sees aitab metallilise vesiniku liikumine kaasa planeedi magnetvälja tekkimisele. Sellel on ka tume ja õhuke rõngassüsteem, mis koosneb väikestest osakestest ja tolmust. Ja meie teekonna lõpus on Neptuun. Selle struktuur sarnaneb Uraaniga. Selle tuum koosneb rauast, niklist ja silikaatkkividest. Mantel on rikas vee, ammoniaagi, metaani ja teiste ühendite poolest. Kuigi seda nimetatakse jäiseks hiiglaseks, ei ole Neptuuni sisemus külm. Selle mantel koosneb väga kuumast ja väga tihedast vedelikust. Mida kaugemale tuumast, seda järk-järgult muutub materjal atmosfääriks, kuni jõuab lälimise kihini, mille temperatuur on peaaegu -200 kraadi Celsiuse järgi. Kuid Neptuunil on üks fenomen, mis on juba ammu inimeste kujutlusvõimet köitnud. Seda nimetatakse teemantikihiks. Tugeva surve ja temperatuuri all lagunevad metaanimolekulid ning vabastavad süsinikku. See süsinik surutakse kokku ja muutub kristallstruktuurideks, mis sarnanevad teemantitega. Kui need kristallid planeedi sees alla langevad, võivad nad kuumuse tõttu uuesti sulada, luues korduva teemantlihma tsükli. Teaduse, vaatluste ja kosmoseuuringute abil mõistame me järk-järgult meie päikesesüsteemi moodustavaid planeete. Ja mida rohkem me nende maailmade kohta avastame, seda paremini mõistame ka oma enda kohta selles tohutus universumis.
Mida sügavamalt me planeete uurime, seda paremini mõistame, kui keeruline ja imetlusväärne on meie päikesesüsteem. Alates Jupiteri hiiglaslikest tormidest, Neptuuni jäisest maailmast kuni Veenuse äärmise kuumuseni, igal planeedil on oma ajalugu ja ainulaadne struktuur, mis on kujunenud miljardite aastate jooksul. Ja iga missiooni, teleskoobi ja kosmoselaevaga, mille inimkond saadab kosmosesse, avastame me üha rohkem saladusi nende maailmade päritolu kohta, samuti meie enda planeedi päritolu kohta. Võimalik, et tulevikus suudame vastata ka mõnele inimkonna suurimale küsimusele. Kas teistel maailmadel leidub elu? Ja kas me oleme tõesti ainus tsivilisatsioon selles tohutus universumis? Kuid praegu on üks asi kindlasti selge. Päikesesüsteem ei ole lihtsalt planeetide kogum. See on tohutu kosmiline laboratoorium, mida me uurime tänaseni.